tere tulemast televaatajad ja oleme jõudnud Eviko rammusarja finaaletapini ja nagu kaadritest juba näha, siis oleme jõudnud finaaletapiga Narva linnusesse ja täna selginevad siis Eesti tugevamad naised sarja kokkuvõttes ja ka mehed. Nii kohal on siis 7 naist ja 8 meest. Naistest siis Marika Silm, Anni Kurik, Marelin Jüriado, Birgit Malm, Helena Veelmaa, Liivi Järve ja Lenneli Oks. Ja meestest Mihkel Raadik, Ramek Velt, Kristjan Puusepp, Tanel Aeg, Tiit Kallavuus, Kaido Kuusik, Brett Siukson ja Ulvar Vahtler. Nii et kes on meie sarja jälginud, siis teavad ka seda, et on olnud tõsine hooaeg ja tihe konkurents nii naiste kui meeste arvestuses. Ja punkt-punkti heitlus, iga etapi võit on tulnud väga võrdsete punktidega. Nii et selles mõttes mitte midagi ei ole siin kindlalt, tuleb teha hooaeg korralikult lõpuni ka see finaaletapp. Jah, et esikoht ei ole veel kellelgi kindel ja kindlustatud. Ja viimane võistlus on vaja ikkagi täiega panna kõigil. Ja võistlus siis toimub Narva kindluses. Nii, ja esimene võistlusala on siis naistele timberiraami kandmine, kaal 130 kilogrammi. Et kui varasemalt on sarnast raskust kantud, siis on seda tehtud asfaltplatsi peal. Nii et selle mõttes täna naistel siis keerulisem olukord ja kohe saame näha, et Marika Silm on siin poole distantsi peal 7,5 sekundiga kuskil. Nüüd tuli väike tasakaalu kaotus, et kas on 16 sekundit umbes see aeg, et mida teised peaks hakkama siis püüdma. Jah, esimene paar on siis alati loosiga, et ei ole selle ala põhjal siis selgub siis see ümberpööratud järjestus, et paremad teevad siis pärast. Ja praegu siis Marika pidi kohe alustama. 15.85 on Marikal läks siis aeg, mis on alla 16. Ja Lenneli tegi 22.41, nii et teistel naistel siis on nüüd teada, millist aega püüda. Et kui tahad saada siit praegu alavõidu vähemalt, siis tuleb üle joosta. See nii väga lihtne ei olegi, jah, see, kui seda pinnast vaadata, siis on ikka väga ebaühtlane see. No nii, praegu siin Marelin oli grammikesega pool sekundit poole peal maas Marikast, aga 15 ja natukene peale, nii et grammikese vist jääb Marelinile puudu siin umbes sekundike. Ja Viivi tuleb Lenneliga sinna sarnasesse vahemikku, kuid vist tundub, et jah, edestab Lennelit ja Marika aeg püsib. Et napilt jah, Viivi saab 22.07, läheb Lenneli ette alla poole sekundi ja Marelin 16.34, nii et Marika jääb praegu liidriks. Aga nüüd Anni Kurik ja Birgit Malm. No Anni on kiire jooksja ja üks suuremaid konkurente kindlasti ka Marikale, et saame näha, kuidas Annil täna nüüd distants poole peal päris hea, et kas nüüd tagasi ka jõuab samamoodi tempot hoida. Ai, siin tuleb tasakaalu kaotus ja praegu no nii, ütleme 13 sekundi peal ja 1,5 meetrit ennem finišijoont oli tasakaalu kaotus. No, kiirus läks liiga suureks. Ehk siis tahe jooksis eest ära, nagu öeldakse. Ja aeg 16.01, et Marelini küll võidab, aga ütleme nii, et see 30, et sinna võis praegu see alavõit siit minna. Alavõit läks kindlasti sinna. Nii et Helena siis peab üksinda tegema. Eesti, mida oleme siin jõudest ja naiste arvustuses olnud viimastel aastatel ja proovib ka rammusarjas kaasa teha, et arendada mitmekülgsust ja on teinud seda väga edukalt. Läks ka natuke tasakaal käest, et nii kindel ei olnud, aga aeg on hea ja võtab siit 3. koha. 4. koha läheb Marelini selja taha kohe, jah. Ja Marika ja Anni siis jälle esikohast võitlemas jälle punktis, et ilmselt saab tulema ka täna väga põnev võistlus. No nii, et üks sarja liidreid siin ja põhikonkurente tiitlile Mihkel Raadik, nii nagu Marika Silm kohe loosiga esimesena stardis, et loosi õnne ei naeratanud ja saame samamoodi, et siin 7,5 sekundi peal umbes on Mihkel poole peal ja ega praegu siin koos Taneliga teevad, et ei jää suugi Tanel maha, teeb ka väga hea aja. Aga seda ei maininud, et see naistel oli 130 kilo, siis meestel on 270 kilo selle raami raskus. No natukene raskem. Jah, et jooksevad ka sama ajavahemikku. Ehk siis saab öelda, et mehed on sama tugevad kui naised? Jah.
16 sekundiga on vaja distants läbida. Nii, ja siis järgmine võistluspaar on Romek Velt ja kes on teine põhikonkurent Mihklile. Kes on jah siin ka samamoodi sarja üldvõidu eest võitlemas ja Mihkliga väga võrdselt punkti jaganud, kuid 10 sekundi peal on praegu Romek. Tempo on Mihklist aeglasem, aga nüüd on kõige tähtsam see, et kui palju punkte sinna, et neid mehi väga palju vahele tuleks, et siis on Romekil šansid paremad, aga praegu tuleb aeg üle 20 sekundi Romekil. Ja Ulvar võitleb siin ka kõvasti. Et jah, finišis maha panna on kõige kehvem variant. No ja pidi tegema veel mitu tõstet, et saada sealt see üle joone raam. Kristjan Puusep siis ja Kaido Kuusik. Kaido Kuusik on ka ühel aastal karikasarja võitjaks tulnud. Jah, aga Kristjan Puusep nüüd mees, kes siis eelmine aasta rahvarammusarjast välja kasvas ja siin 7 sekundiga on poole peal. Kas nüüd Mihkli aja lööb üle, tõusis natukene aeglasemalt. Et Mihkel Raadiku aeg 16.67 ja no nii, siin on selline sajandike küsimus ilmselt, et kohtunikud peab... Mihkli aeg jääb püsima. Ja Kaido teeb palju rahulikumalt ja teeb kindla peal lõpuni. Nii et selles mõttes praegu Kaido kohe suurt tempot peale ei pannud. Praegu siis jäänud veel Brett Siukson ja Tiit Kallavus, viimane võistluspaar. Ja nagu ütlesime, et ega siis pinnas on pehme ja on suur erinevus, kas sa jooksed asfalti peal või siis muru peal, et tegelikult jalal on koormus erinev ja see tasakaalu kaotus on kerge tulema. Jah, et siin on mitu ala veel ees ja esimese alaga ei taha ka kohe ennast ära traumeerida. Et pigem jah, teinekord on mõistlik rahulikumalt teha. Anda see 2 sekundit võib-olla siin ära, aga teha terve võistlus ikkagi kokkuvõttes päris hästi. Kui ei ole vajadust otseselt riskida ja siis ei pea jah ennast kohe esimesel alal ära katkestama. Ja praegu siis Tiit ja Brett teevadki kindla peale samamoodi oma soorituse ära. Ja alavõit läheb siit siis Mihkel Raadikule ja 16.67 ja Kristjan Puusep 16.75, et jääbki mõned sajandikud maha kõigest, et siis juba ja Tanel Aeg võtab siit 3. koha. Jah, jooksis Mihkli tuulesse. Jah, ja Romek siis esimesel alal annab oma põhikonkurendile päris palju punkte ära. Päris palju, jah. No midagi ei ole teha, aga samas ütleme, võistlus on noor ja teame, et üllatusi on alati olnud, et Mihkel Raadik on esimesel alal olnud ka viimane ühel etapil ja lõpuks võitis ikka etapi ära, et on ka sellised olukorrad. Tal on seda teinekord vaja olnud, et ennast kurjaks ajada. Jah, et mees tuleb tigedaks ajada. Ja siirdume edasi järgmise ala juurde ja selleks on siis Aksli tõukamine või kuidas seda nüüd nimetakse? Apollon Aksel. Ja rinnale võtt pluss tõukamine. Ja noh, et mis see siis tähendab, et see on selline jämedam kang, et nüüd on siin lähedalt kaadrist näha ka, et ega naistel need käsi korralikult sealt ümber ei ulatugi. Peab nagu selgeks mõtlema, kuidas tehnikaga seda rinnale saab, et kui näpp peab. No praegu me näeme, et siin Birgitil on päris tugev sõrm, et ta hoiab pealt aarvest, et enamus niimoodi ei jõua tõsta seda kangi. Ja 50 kilogrammi on kokku raskus siis kangil, mida on vaja tõsta. Ja kui sul sõrm peab, siis sa saad võtta sealt niimoodi põlvede pealt rinnale kiiresti ja Viivi praegu võitleb siin ka kõvasti, et saada üles, aga küünarnukkid ei ole sirgu ja kohtunik seda veel ära ei loe. Ja käib siis 50 kilogrammiga korduste peale. On vaja seda tõsta ja kangi läbimõõt on siis selline, nagu tavalises jõusaalis tavalise kangile lähevad kettad peale. Nii, nüüd siis Helena ja Marelin olid ka eelmisel etapil Raplas pidevalt koos pildis. Nii, aga Marelin on küll hea rütmi saanud ja tegi mitu tükki kohe järjest. Ja Helena võttis kohe siit otsa ilusti rinnale ka, sõrm peab, aga näha tasakaaluga natukene on nagu raskusi, et Marelin ilmselt on rohkem harjutanud seda nüüd. Marelin jõuab selle ajaga jah, mitu kordust teha, kui Helena teeb ühe korduse, et seal see aeg saab ka ühelt maalt otsa. Ja Marelin on siis kõigest 14-aastane neiu, et kes on tulnud nüüd siia Eesti tugevamate naistega koos võistlema ja Helena on just Marelini suur eeskuju jõuspordis ja jõutõstmises, nii et selles mõttes on päris põnev ühel noorel neiul võistelda oma eeskujuga koos. Ja eriti magus, kui suudad talle mõnes asjas ka näiteks tuule alla veel teha, et siis on nagu eriti hea, et annab head motivatsiooni edasi liikuda.
No Helenal jah, see ülepea surumine päris nii kodune ei ole tal. Ja, aga selles mõttes on tore, et Helena tuleb teeb kaasa ja lisaks vahelduseks ikkagi jõutõstmisele käib, arendab ennast ka rammuspordis. Ja tegelikult mis saab olla parem, kui ikkagi ju arendada ennast mitmekülgselt. Ja Marelin tegi 10 kordust, mis on väga hea tulemus. No nii, minu jutustamise ajal ei panki tähele, et muudkui tegi ja rääkisin need 10 kordust, et see on ikka tegelikult, ütleme, korralik. Sisuliselt ilma puhkamata tegi kõik aeg, et siin praegu, ütleme siis Annile ja Marikale on ikkagi nii-öelda korralik väljakutse, et see tulemus üle lüüa. No Marika läheb heas rütmis, et Annil puhkab pikemalt. Ja tempo on Marikal hea ja loomulikult tervitused siin ka Markus Männikule, et Markus Männik siis pikaaegne hea rammusportlane meil Võru raskejõustikuklubist, et treenib siis Marikat ja loomulikult mees teab, mida räägib ja oskab neid tehnilisi nüansse ka õpetada. Et siis tuleb siin teistel sportlastel ka võtta talvel ikkagi kas koju kangvoodi alla või siis käia tihedamalt jõusaalis, et need tehnikad rohkem selgeks teha. Jah, erinevad võistlused, erinevad alad, et üks võistlus on palk, teine võistlus on nii-öelda see Apollon Aksel. Et kui sel hooajal ei olegi Apollon Akselit naistel olnud veel ja tõenäoliselt on ka paljud seda vähe harjutanud ja on maru tobe, kui on täiesti üllatus ja nüüd on siuke asi ja enne võistlust hakata mõtlema, kuidas selle nüüd rinnale saab. No jah, et ega ei ole ka imestada, kui ütleme, mõni sportlane tuleb ja polegi proovid enne võistlust, vaid esimest korda siis saab seal võistlustel proovida ja Marika võtab siit alavõidu 12 korraga ja Marelin tegigi nii hea tulemus, on 10 korda ja Anni ei suutnud 10 teha. Ja Anni jääb 9 peale. Nii et selles mõttes segab jälle kaarte. Segab kaarte. Nii, meestel on 110 kilogrammi on meestel Apollon kange raskuseks ja samamoodi siis tehakse korduste peale. Aga praegu siis Pretsi Ukson ja Ulvar Vahter on siis võitlemas siin oma raskusega ja praegu näeme seda, kus Ulvar kasutab sükest surumisvungi tehnikat, et tõukas rinnalt lahti ja käega surus järgi, et kui õlg ja käsi on tugev, siis iseenesest on see võimalik, aga praegu siin Brett üritab ka ja sai rinnalt lahti, kuid käsi ei liigu järgi, et oleks vaja nüüd see käsi kohe järgi lükata, või ise sinna rohkem alla istuda. Tõenäoliselt jah, liiga palju jõudu läheb selle rinnale võtmisega ja see väljatõuge ei ole piisav. Ja Ulvar tundub, et on seda surumisfungi teinud, et käsi on ilusti kohe nagu pinge on sees, et nii kui rinnalt lahti tõuka, läheb käsi järgi ja siin oli näha ka, kuidas kui ütleme nii ka üldse surumist on tehtud, et see surumisjõudu tal on ikkagi. Ja nüüd on näha, hoiab vöö peale, et see ei ole iseenesest keelatud praegu siis, et võistleja saab võtta vöö peale ja seal edasi rinna peale, kasutab kõik võimalused ära, aga no nii, et aeg sai läbi ja siin on näha ka, et kalendrit isegi siis selja peal, kust kõik Eestimaa punktides on läbi käidud ja milliste võistlustel mehed kaasa teinud. Aga nüüd siis 110 kilo jah, väga keegi otse ei võta rinnale. Et sõrm peab olema ikkagi väga tugev, et nüüd mitte sinna kõhu ja vöö peale tõsta, vaid kohe siis rinna peale, kus Kaido Kuusikul praegu see... Nii, Kaidol nagu tõukamisega üldse probleemi ei ole, tundub, aga jah, see näpp on selline, et jah, rinnale otse ei tõmba. Aga praegu näeme, et mõlemad mehed suudavad ikkagi pealt haaret hoida. Nad võtavad pealt haardest, tõstavad sinna vöö peale ära, et vähemalt seda lisaliigutust ei pea tegema, et risti haardes. Et kui kellegi nüüd sõrm ei pea, siis nad võtavad veel risti haardes sinna vöö peale, siis peab veel kätt vahetama, et iga liigutus on jälle aeg. Aga võib-olla näeme mõnda sportlast täna, kes suudab võtta kohe rinnale, et sõrm on nii tugev. Iga jah, üleliigne liigutus on aeg ja energiakulu, et kui korduste peale teed, siis see viimaste korduste all võib see juba tunda anda. No jah, et ega siis tegelikult, et kui visuaalselt tundub, et see raskus on seal vöö peal, et justkui võistleja saab puhata, ega siis tegelikult on ju kätes on pinge sees. Ikka on pinge sees muidugi, et hea oleks jah, kui sealt vöö pealt kohe saab ühe põrkega edasi. Ja siin on praegu hästi näha ka, et kuidas Kaidol toetub see kang rinna peale, siis Tiidul on seal
üleval habema all ja rinnale ei toetu ja on kätte peal see raskus jah, et ka siin on see, kuidas kellegi nüüd see käsi paindub. Küünarvarres jah, liikuvust ei ole piisavalt. Nii, Tanel ja Romek siis järgmine paar meil. Ja siis on näha, et Romek võtabki risti haardes praegu ja teeb kohe ühe lisaliigutuse, võiks öelda, pool sekundit on läinud ja tõstab nina kõrgusele. Aga nüüd võtab otse vöö peale ja võtab kohe näo ette selle kangi endale, et ka päris huvitav tehnika, et kas nüüd käsi ei paindu üldse nii palju. Käsi ei paindu jah, ei suuda kangi rinnale võtta. Praktiliselt see niimoodi biitsepsi peale seal hoidmine, et tohutu pinge on tegelikult käel. Jah, ilmselt oleks jah Romekil palgi tõstmine oleks nagu mugavam kui sellised kangilaadsed asjad. Ja on näha ka, et ega ta pikalt sellesse asendisse jää, vaid nii kui sinna ära võtab, kohe surub üles. Aga jõudu on nii palju, et probleemi ei ole tal selle surumisega. Sealt jah tõuget ei tule, et seal on puhas kätega surumine. Ja praegu on just näha, kuidas Tanel ilusti hoiab siin seda õlgade peal enda seda raskust ja siis nagu klassikatõstjad teeb sellise künnarnukk üleval, toetab õlgade peale ja teeb jalaga tõuke ja istub sinna alla ilusti. Hopp, aga jah, nüüd läks surus järgi ikkagi. Teeb ka surmisvungi, aga vähemalt tehniliselt on hea sooritused. Ja ega siin ju vaja saada see raskus sirgetele kättele, et siin ei ole küsimus praegu, et kas nii või naapidi. Tähtis on see, et sa saad üles sirgetele kättele ja kohtunik sulle reeglite järgi ära loeb. Nii, mehed on oma soorituse teinud ja on jäänud veel liidrite. Mihkel Raadik ja Kristjan Puusepp siis. 2 kõige kiiremat meest tänasel päeval. Ja Kristjani jaoks on see selline paras katsumus, et tema jaoks on ja surub üles. No, oleks pidanud rohkem jala taha lükkama, et see on nagu mitte väga ökonoomne. Ja Kristjani jaoks on just ütleme, et üles alad on tavaliselt ja nüüd tegi ilusa svungi, et istus sinna alla täitsa. Kell on ka jõudõiste taustaga, et ta on ka nagu rohkem siuke suruja vend. Et Kristjani jaoks jah, et kui palk 120 kilo näiteks või 110 kilo on tihti peale piir, et kui sealt juba tuleb kilosid juurde, siis läheb Kristjanil natukene raskeks ja teinekord on ta palju punkte kaotanud sealt. Teame siis Rapla võistlusel ka läks tal natukene halvasti selle palgiga seal. Aga praegu on ilusti jah? Praegu on väga ilusti jah. Järjest tulevad kordused, nüüd tegi isegi allaiste. Allaiste tegi ilusti, et tundub, et mees on teinud omad järeldused sellest eelmisest etapist ja võtab asja tõsisemalt. Aga võib-olla oligi niimoodi, et alguses jalga ei väsitanud, tegi ainult käega surumist ja siis kui käsi ära väsit, nüüd hakkas jalaga töötama. No nii, 2 siiamaani selle päeva kõige tugevamat on ka oma soorituse lõpetanud ja siit siis ala võit läheb jagamisele Mihkel Raadiku ja Romek Veldi vahel ja siis teist, 3., 4. kohta Kristjan Puusepp, Tanel Aeg ja Kaido Kuusik jäävad oma vahel jagama. Nii, siirdume edasi järgmise ala juurde, liivakottide kandmine. Ja tuleb joosta siis sinna 15 meetrit ja 15 meetrit ühele poole, 15 meetrit tagasi, panna see 60-kilone kott maha ja nüüd esmakordselt Eestis siis naistel 90-kilone kott, 90 kilogrammi. Ja see on siis nagu vabal valikut, kas võtad sülle või tõstad seda siin jalga vahel. Ja kuna tegemist ikkagi finaaletapiga ja see 60 kilogrammi kott liikus naistel päris kiiresti, siis korraldajad mõtlesid, et vaatame siis, et kust need naiste piirid on. Et see 90 kilogrammi, mida muidu on harrastavõistlustel mehed kandnud, no siis nüüd naised siin on võitlemas, nii et täna võistlustules ei ole ühtegi nii rasket naist, kui see liivakott kaalub. Jah, aga see on jah, riski küsimus, et keegi praegu jah, Viivi ega Birgit ei riskinud, et võtta sülle proovida seda, et kas kaotada aega natuke stardis, äkki tuleb sülle ja siis saab joosta sellega või siis niimoodi sellise tehnikaga minna nagu, et teha tõsteid. No jah, et kui ei jõua aja jooksul tagasi, siis tuleb läbitud distants. Ja nii siin praegu ongi, et siis Birgit sai 90 kilogrammise kotiga jõudis 10 meetri kaugusele. Viivi siis pluss 3 meetrit. Ja Viivi siis 90 kilogrammise kotiga 13-23 meetrit. Nii et praegu
vaatame siis, kuidas läheb järgmisel võistluspaaril Annil ja Helenal. On huvitav jah, et see esimese kotiga, kui kiiresti lähed, ei ole üldse määrav on, kui kaugele jõuad teise kotiga. No jah, siin 13 sekundiga on kott paigas ja nüüd kas 90 kilogrammi ja Anni võtab koti sülle. Annil on 90 kilogrammine kott süles. Aga see 90 kott on ka suurem. Ja ta on natuke halva nurga all praegu siit niimoodi, et jube raske on niimoodi minna põlvede peal. Kas see sõrmlappane vastu peab? Ei saa nagu sirutada. Et iseenesest võiks olla see kott risti seal, kui ta nüüd maha kukub, on ju ta seal päris raske uuesti jälle sülle tõsta. Kui see kott nüüd risti oleks, võib-olla natukene lihtsam ja hakkab vist natukene libisema. Muidugi samas, kui kannatab ära ja puhkab, siis miks mitte, on ju, et tegelikult on vaja praegu siis ju parim tulemus on Viivi. Ja Helena maadleb kõvasti, et ja Anni pani koti maha, et nüüd on päris keeruline moment, et nüüd on nagu näpud ka väsinud ja selle võrra rohkem, et see sama risk, millest sa ennem rääkisid just, et kas nüüd tulla vaikselt, on ju, niimoodi jupikaupa või siis võtta sülle ja riski peale, et äkki jõuad niimoodi kaugemale. Ja Helenal on käsi ka kinni tõmmatud plaastriga juba, et ilmselt tegi kohvrite kandmisel, timberraami kandmisel liiga ja Anni jõuab siia poole 10 meetri joonele täpselt, jah. Jah, jõuab sama kaugele nagu Birgit siis 90 kilogrammise kotiga täpselt 10 meetri peal. No nii, ja siis on jäänud siin selle päeva kaks tugevamat. Jah, et kaks tugevam, neil on nüüd võimalus on vaadata, kuidas eelnevate võistlejad tegid, ja siis otsustada, milline tehnika nagu mõistlik oleks. Jah, et selle mõttes 60 kilogrammi ei ole siiamaani kellegi jaoks probleem olnud ja seda näeme ka, et juba siin 10 sekundiga on see 60-kilone kott paigas. Aga Marika on pannud koti lapiti maha ja ta võtab ka, kavatseb seda sülle võtta. Ja sellest just enne rääkisime, et vaatame, kas nüüd Marikal see tehnika siin õigustab ennast ja praegu siis Marelin püüab just vastupidi, et iseenesest õigesti tõstab, et koti põhi üleval poole, aga kas ta suudab selle sülle tõsta hästi sealt keskelt. No Marikal on kott süles. Läheb ilusti. Ja võt, kui nüüd sõrm hoiaks niimoodi jõuaks, siis ta jõuab siit ilusti lõpuni ära. Aga ei hoia, kott ei ole tühi ja kott on väga punnis niimoodi ja hästi tihedalt täis. Ju tasakaal ja nüüd viskas Marelin viskas selle koti maha ja tasakaal läks. Täpselt sama kaugel on. Ja lähevad ikka selle kindla tehnikaga, tõstetega. Et ei räägita naiste puhul vanusest ja ei räägita kaalust, aga no siin ei saa mainimata jätta, et kui koti kaal on 90 kilogrammi, siis Marika kehakaal hakkab 5-ga, nii et alla 60 kilogrammi kaalub naine, kes veab 90 kilos kotti. No ütleme nii, et tegelikult on vaatamisväärsus oma ette. Et selliseid tugevad naisi saab näha ainult sellistel võistlustel. Ja aeg sai täis ja mida tähendab see, et Marika ei jõudnud praegu poole peale selle kotiga, selle kaardid 10 meetri peale ei jõudnud, et kaotab ka siin Annile. Ja Viivi Järve võtab siit alavõidu üldse. Jah, läks rahulikult kindla tehnikaga ja ta läks kindla peale tegema esimestena ja tegi kindlalt ja võtab siit alavõidu, nii et Anni ja Birgit jäävad siis teist kolmandat kohta jagama. See teeb asja nagu huvitavaks, sest Marika andis päris mitu punkti praegu ära Annile. Jah, ja siin tegelikult see tähendab seda, et ju mitte ei ole finaaletapi võistluse käi, vaid kuidas täna need punktid jagunevad, see kõik ju loeb sellest, kuidas tuleb ka üldseis kogu sarja paremusjärjestus. Selgitakse alles tänase võistluse lõpuks välja. Nii, aga mehed alustasid 110 kotiga ja teine kott on neil 120 kilo. Noh, meestel on vähe kabariidid teised ja nemad kannavad seda nagu kindlalt süles. Jah, ja tundub üle see 10 kilogrammi on ainult vahet, aga ikkagi 10 kilogrammi on küll raskem, aga pärast seda, kui sa oled juba 110-ga käinud, siis see 120 on oluliselt raskem. Ja me ei saa unustada seda, et see pinnas on ka natuke pehmekesem, mis natukene, kui jalg on natuke nõrgemas vormis, siis ega selline ebatasane pinnas teeb selle asja veel raskemaks, näiteks järgmine veel raskem variant oleks liiva sees kanda neid. Kui veeses. Või vees. Nii. Aga järgmine paar siis Kaido Kuusik ja Tiit Kallavus, mehed, kes on mõlemad Tartust ja koos treenivad. Sel hooajal on Tiit head vormi näidanud ja on ka Kaidot võitnud vist juba. Jah, ja praegu Kaido siis tegi sellise kavala lükke, kuidas võttis koti õla peale. Et joosta on parem ja käsi ei väsi ära nii palju. Jah, et kaotab küll aega selle koti üles tõstmisega, aga liigub võib-olla kiiremini. Samas Tiit saab jälle kiiremini liikuma, nii et kas nüüd Kaido
ja praegu Tiit siit saabki Kaido ees jah, kiiremini tundub, oma. et ei õigusta see taktika. Siin praegu sellele puhul vist pigem ei õigusta, et distants vist selle jaoks liiga lühikene, et sinna õla peale võtta seda nii suurt raskust. Vot see on ka individuaalne, sest ütleme, Kaidol on käed lühemad ja et võib-olla tal oleks nagu keerulisem seda kanda kõhu peal. No võib-olla tal ei sobi see lihtsalt, et surub hapniku nii kinni, et tal polegi muud varianti, et ta peab võtma, et ju mees tegelikult teab, et kogenud võistleja ja kindlasti ta teab, kuidas tema jaoks on see parem. Lihtsalt jah, mõned alad sobivad ühele rohkem, teisele vähem ja no nii, et Tanel Aeg ja Kristjan Puusepp. Kristjanil on pikad käed ja pikad jalad ja jooksuala mees, et näeme siin jälle 5-6 sammu pool distantsi läbi kiirelt tagasi. tal ei ole probleem seda hoida seal kuidagi väga lihtsalt. Ja ta võtab jah, kui teised võtavad nagu pigem käed seovad ära, näiteks ümber koti, siis tema võtab ainult sõrmede peale. Aga noh, kui mees suudab ilusti joosta, siis miks mitte, et aga no hakkab nüüd ära libisema. No täpselt jõudis. Ja õnneks tuli finišijoon ennem. Ja Tanel tuleb ka hästi, et ei jää suugi maha. Siis Kristjanil tuules. Ja Kristjanil 23-69 ja Tanel Aeg 27-87. Nii et Kristjan jagab siin ka veel emotsioone. Nii, et siis Romek ja Mihkel, et 2 liidrit jälle hoiavad kohe kotist kinni ja väga võrdselt. No ette on teada, 23-69 on parim tulemus. Romek andis esimesed alad siin esimene pööre oli suht võrdselt. Romek on natuke eespool. Praegu natuke eespool. Ja sai minema esimesena. Mihkel veel sätib. No siin ma nurgas kindlasti Mihkel nägi, et Romek on eespool. Nii, aga Romekil on natuke halvasti käes, et kas hoiab ära. Aga ja ei jõua Mihkel järgi. Hästi. Nii, aga kas siit tuleb alavõit, et ei tule. Et praegu on nii huvitav seis, et Kristjan Puusepp võtab siit alavõidu 23-69, Tiit Kallavus teine, 25-21 Romek kolmas, Tanel neljas, Mihkel alles 5. Nii et Mihkel andis kõvasti jälle. Kui ennem andis Romek alguses ära, siis nüüd andis jälle Mihkel omakorda kõvasti ära, nii et nii nagu naised teevad ka mehed selle võistluse, finaalvõistlus ikkagi väga-väga põnevaks, et noh, ega nad seda teadlikult ei tee, vaid et lihtsalt näitabki seda, et erinevatel aladel keegi ei kingi kellegile midagi. Jah, et erinevatel aladel on mehed erinevalt tugevad ja mõne jaoks trumpala. Aga naised on hoidmas raskust 15 kilogrammi sirgetel kätel. Lenneli teeb oma soorituse ära, esimesena 24-47 on tema tulemus. Nii et eks ütleme 15 kilogrammi 30 sekundit on kindlasti päris hea näitaja. Ja raskust tuleb siis hoida siin sirgetel kätel. Kohtunik vaatab siis, et käed pea kõrgusel, et peast väga palju kõrgemale ei tõuse ja siis ei tohiks ka langeda väga palju allapoole 90 kraadist ja küünarnukk ei tohi kõveraks minna, puus ei tohi tulla lahti siis konstruktsiooni küljest. Nii palju asju, mida ei tohi teha. Tegelikult on neid nüansse päris palju, mida peab jälgima. Et ehk siis oleks suhteliselt isoleeritud ainult õla, jah. Ja harjutus, et oleks õlajõud siin mõõdetav. Ja praegu siis teeb Viivi sellise tulemuse nagu 23-85 ja Helena 26-79. Nii, nüüd siis on Marelin ja Birgit. Kohe saame näha siis, kuidas see staatiline võistlusala. Marelin tundub küll hästi keskendunult ja tundub, et läheb, praegu mõlemad on väga rahulikud. Väga rahulikud. Põhiline on ka, et liiga rahulik ei tohi olla. Ja selle mõttes, et praegu Birgit pani, kas nüüd juhtus midagi, et Marelin kannatab, et praegu Birgit pani üllatavalt, isegi värisema ei hakanud, kui pani kohe kiiresti maha, et seda kannatamishetke nagu ei tekkinudki. Aga Marelin teeb praegu sellise tulemuse nagu 35-19 ja läheb siin liidriks. Läheb liidriks. Ja Birgit siis 23-86, et tema oma treeningpartner ja sõbranna siis Lenneli oli natukene parem. 24-47. Ja siis tänase päeva 2 liidrit, Anni ja Marika. Ja selline kannatamisala. 15 kilogrammi, et see on see hea, et seda võib proovida järgi ise hoida 15 kilost ketast näiteks, et kui lihtne on hoida 15 kilost ketast sirgetel kätel
nii et väga siis taha selga Nii, ei lase aga ja Annil praegu läheb Anni raskeks, väriseb väga raskeks läheb, 32 ja kannatab. 30, no ei, praegu siit ala Marelinile juba kaotas. ja kaotas Marelinile ja kui nüüd Marika ikka hoiab veel, kindlalt hoiab üle. nii et jah, siin küll aeg jooksis alla, aga kui võistlejad alustasid natukene erinevalt, siis kohtunik pani erinevalt selle aja käima, igal juhul Marika emotsioonist on näha, et siin tuli hea tulemus ja Marika võtab siit alavõidu, et 37-34, Marelin teine koht ja Anni kolmanda koha punktid. Ja siis saame teada, kuidas nüüd meestel Mehed hoiavad siis 25 kilost raskust. sellise raskuse ees hoidmisega staatilise alaga lood on, et 25 kilogrammi, 30 kilogrammi vahest harva hoitakse, on hoitud ka näiteks 2,5 kilost hantlit ees, mis on teistpidi natuke ebamugavam. Nii et neid variante on igasugused, aga Ulvar paneb juba praegu kiiresti selle raskuse maha ja Brett on ka siin võitlemas ja ka suhteliselt kiiresti ning Brett haarab õlast kinni, et kuigi tegelikult võiks eeldada, et Ulvaril Apollo kang tuli hästi välja, et äkki võiks sobida see ala. Ei tea jah, siuke staatiline pingutus on ka natuke teistsugune, tahab siukest jõu vastupidavust. No igal juhul praegu siis Ulvar 17.63 ja Brett Siuks on 19.12 on need tulemused, mis teistel meestel on ette teada ja loomulikult mehed lähevad ju püüdma neid numbreid, et teha vähemalt eelmised mehed üle ja siis pingutada veel nii palju, et järgmistele meestele teha võimalikult raskeks nende aja püüdmine. Et ega, mis sa seal ikka muud mõtled? Et... Ja sellisel alal, kus on jah, aja peale hoidmine on väga tähtis teada, mis on sul konkurent juba teinud ette. Et noh, kui sa oled ikkagi suhteliselt võrdne, siis tegelikult see 2-3 sekundit, 4 sekundit kannatab päris ära seal võidelda teinekord siuksest kuskilt erilise energiaga, et ma kuskilt lisaressurssi jõuda leida endale. Et aga ega siin väga palju ei tule, et Kaido Kuusik ka 24-73. No Tiit väriseb siin praegu kõvasti ja kannatab. Võtab lisaressursi pani. Ja praegu pani siin, et mees väga tahab, et... Ta oleks veel hoidnud, aga kohtunik tõenäoliselt katkestas teda. Jah, et nii võis olla küll, aga mees vähemalt võitles, selles mõttes oli näha, et see tahe just, et ei pane ennem ära, kui kohtunik käseb panna. Võitleb lõpuni. Tiit Kallavuse aeg 33-19 on hetkel liider. Jah, ja Kaido Kuusik 24-73, et see tähendab seda, et tegelikult, et on jäänud ju siin praegu veel... Ja on teinud jah, liidrid, et Tanel ja Roomek hetkel hoiavad. Nii et selles mõttes, et Tiit võib olla seal ees otsa selles alas, et kohe saame näha, et Romek üldiselt on päris hästi hoidnud raskust varasemalt. Nüüd saame näha ka Tanel paneb ära 29-20, ei tulnud 30 sekundit. Aga iseenesest päris hea tulemus. Ja siin käed juba lähevad kõveraks ja tuleb ka see värin sisse. Aga võitles lõpuni. No nii, et nüüd on see pinge alt vabanemine vist, et meestel keha valutab lausa, et selline pingutus on. Ja 37-32, nii et Romek läheb omakorda praegu liidriks ja nüüd siis Romek oli kolmandal kohal, tal ei olnud muud midagi teha, ta pidi kõvasti pingutama, et siin... Jah, sa tead, et sinu põhiline konkurent on alles sinu selja taga tulemas ja ta teab sinu aega. Ta teab sinu aega, et sa ei saa niimoodi, et ma hoian sekundi rohkem ja et siis... Aga jah, jällegi, et sa tegelikult pead olema ikkagi enne kõike ise piisavalt tugev mees, et see ära hoida. Siis on näha, kus Kristjanil läksid praegu küünarnukid ja rabab ka paremast õlast kinni, et Kristjan läksid ka küünarnukid kõveraks ära, ja Mihkel on raskustes ja läheb ka käsi kõveraks ja siin ei saa ka samamoodi pikemalt enam hoida ja ise vangutab mees pead. Et see tähendab seda, et kui alguses Romek alustas tagasihoidlikumalt ja andis siin justkui Mihklile natukene punkte ära, siis praegu on kahe alaga Romek tõusnud kõvasti ja omakorda Mihklil läinud see olukord raskemaks. Nii et Romek võtab alavõidu, Tiit Kallavus teine ja Mihkel Raadik kolmas raskuse ees hoidmisel. Ja jäänud on siis viimane ala naistele. Nii ja selleks on siis meremehe kõnd. Jah, ja me näeme, kuidas siin praegu Marika ülikiiresti jookseb selle raamiga 150 kilogrammi. No põhimõtteliselt 3 Marika enda kehakaalu on tal turja peal. Ja no see käis ikka väga kiiresti, et 17,35 sekundit, et 150 kilogrammiga ja Helen tuleb umbes 10 sekundit rahulikumalt.
ajaks siis 26 sekundit täpselt. Nii, järgmine paar siis Viivi ja Lenneli. Viivi läheb stabiilselt ja Lenneli juba takerdus seal kuskil maastikus. Jah, et selle raami puhul on jah niimoodi, et sa lähed mõnusa tempoga justkui, et kõik on hästi ja kui sa liiga madalalt ka see tõusmine on, siis see hakkab vastu maad käima ja kui see pinnas on ebaühtlane, siis sa künnadki sinna maasse sisse. Ja jalg vajub lohku näiteks, ütleme sellise ebatasase pinna peal on just tähtis see, et kui sul on mõned lohud, sa astud sinna lohku sisse, läheb tasakaal ära ja sul läheb see konstruktsioon sinna vastu maad, seega tegelikult peaks grammikese võib-olla just panema selle raami madalamale, ehk siis pead rohkem küll tõusma, aga kindlam on kõndida ja igasugune väikesugune mätas või kühmukene seal tegelikult teeb selle kõndimise raskemaks, et telepildis see nii ei tundu, aga sportlane kindlasti võib ise rääkida hoopis teist juttu. Nii, aga võistlejad on siiamaani tulemus ilusti kirja saanud, et Viivi siis 30-78 ja Lenneli 46-27. Marelin läheb siin praegu hästi kiiresti. No, Marelin paneb tempo peale, väga kiiresti liigub. Kohe jookseb, jah. Ja 16 sekundit ja 17 ja natukene läks siin lõpus kavaldama. Ja kas ta nüüd natukene kavaldas seal ära. Et Birgit pani hoogu ilusti üle, 23-12 aeg. Ja Marelin siis oli seal 17 lõpp midagi see aeg, et nipa-nappa seal Maarikaga, aga kuna konstruktsioon raame tagumine servi on üle, siis pidi tegema lisaliigutuse ja 22-33 tema aeg. Et kas see maksis ka mõne punkti või koha, eks saame varsti teada. Anni on praegu siis siin tegema seal seda sooritust. Nii, Anni kõndis kindlalt selle eest üle ju. Aga Anni läheb longates minema, kas tegi nüüd jalale? Tal oli vist ennem juba mingi... Põlvega siis natukene probleem, et igal juhul, no võistlus on läbi igal juhul ja loodame, et midagi nüüd tõsist ei ole, et igal juhul jalgada kinni hoiab, aga väike naeratus pöidleb püsti, et kaamera teeb imet, et naiste rahvastel on vaja ikka ainult kaamerat, et siis kaob võluväel. Ja aga esikoht siis Marikale. Tänase võistlusega jäin väga rahule. Mulle sobis see, et alade muudatus tehti. Need autod ei oleks mulle sobinud. Ja terve sari oli tõesti väga tasavägine. Anni ja Marelin ikka väga tihedat konkurentsi pakkusid. Ma arvan, järgmine aasta läheb raskemaks. Marika andis ka siit oma seisukoha ja mõtted edasi, nii et siis Marika tuli igal juhul viimaselt alalt ka alavõit. Nii, aga siis praegu mehed teie ees ja ei rohkem ega vähem kui 320 kilogrammi. 320 kilogrammi on meestel. Meremehe kõnd. Meremehe raami kõnd siis, et... Võtab kohe tuikuma mehed. No jah, nagu meremees on ju, oledki mere peal, niimoodi sellest ongi see tulnud see. No nii, Kaido on igal juhul rahul, et tema jõudis lõpuni 35-51 ja tema jaoks on võistlus läbi. Tema jaoks on läbi, saab puhkama hooajale joon alla tõmmatud. Ulvar Vahter siin praegu veel võitleb ja ta leidis, et aitab küll, et tema jaoks on ka läbi. Ja mees siis harrastajate sarjas kaasa teinud ja sealt tuli proovima, läheb ka longates vaikselt minema, et 16 meetrit, 75 sentimeetrit on see tulemus, et aga loomulikult, et tubli tulemus, et ikkagi ei jäänud sinna nulli peale. Nii, Mihkel Raadik, Tanel Aeg. Mihkel on tuntud kiire kandja, praegu paneb tempo peale ja Mihkel on vaja siit saada võimalikult head punktid, sest ega midagi kiita seis ei ole, et kahel viimasel alal on ta väga palju punkte ära andnud. Aga läheb küll hästi kiiresti. Ja igal juhul 14 sekundit oli kaadri servas näha aega, kui Mihkel juba oli siis alustanud tagasi kõndimist, nii et tuleb päris kiiresti ka tagasi ja Mihkli aeg 22-60. Nii et selle mõttes saame näha, et kas keegi selles alas vastu saab. No Romek ja Kristjan võiks olla need, kes talle seda konkurentsi siin pakuvad kiire jooksuga, kuid see on puhtalt siin meie oletus. Nii. Aga
Tiit Kallavus ja siis Romek Velt on siis jäänud veel. Miks mitte ka Tiit võib teha siit ju hea tulemus, et mees on heas vormis olnud ja saame näha, et kas see 320 kilogrammi nüüd on piisavalt kerge või raske, aga Romek saab praegu kiiremini liikuma, kuid siiski raam kõigub ja tasakaalu kõikumine võtab päris palju ja Tiit on veel suuremates raskustes. Ja tõenäoliselt peab maha panema korraks, et Tiidul ikka päris korralikud raskusi, et Romek tuleb peaaegu siis sarnases tempos, aga nüüd pani maha ühe korra, kas saab siit üle joone ära, igal juhul no ütleme nii, et 4-5 meetrit enne finišijoont oli tegelikult Romekil kõik šansid siin võtta Mihkliga sekundis, aga tundub, et siiski natukene jääb tema sellest ajast puudu ja praegu Tiit tuleb siin, no on raske ja napilt talle 40 sekundi 39.56, et siit kindlasti esiotsa kohta ei tule, kuid Romek 25.64 läheb Mihkli järel teiseks sellel võistlusalal. Kristjan Puusepp ja Brett Siukson siis. Kaks kõige pikemad võistlejad siis. Ja kõige pikema sammuga mees siis on Kristjan. Kristjanil on liivakoti kammine ja siuksed kammised sobivad hästi, aga vaat see meremehe raam on natuke teistmoodi. Tundub, et seda tasakaalu ta pole piisavalt saanud harjutada. Ja mõlemad mehed käiks nagu tormisel merel, on ju. Jah, tuul puhub. On raske, tuul puhub ka kõva. Nii et Narva linnuses võistlus on käimas ja Narva siis need suured üritused, mis pidid linnaplatsil toimuma, toodi sinna Narva linnusesse, et kes kohal käisid, oli uhke ja põnev nädalavahetus, üle Narva erinevaid üritusi toimus ja siin on näha ka, et lava on üles pantud, õhtul tuli korralik pidu seal. Nii et tegelikult oli päris äge nädalavahetus seal Narvas. Ja Kristjan tegi oma soorituse kindla peale ära 42.18 ja Brett Siukson tuleb veel rahulikumalt ja teeb siis tulemusena 57.57. Nii et kokkuvõttes on siis olukord selline, kus võrdsete punktidega läheb finaaletapp jagamisele. Nii et loevad siis see, kellel oli rohkem alavõite. Ise on päris rahule kokkuvõttes, et liivakoti ja need vastupidavused läksid hästi, et sellega ma olen rahul. Õlg läks natukene, see raskus ees hoidmine halvasti, aga no see oli mu enda viga, et ma ise panin õla liiga ette nii-öelda. Mis seal õlas teistmoodi oleks teha saanud, et see raskuse hoidmisel see õlg ei oleks läbi andnud? Lihtsalt ongi, õlg nagu tuleb taha põhimõtteliselt tõmmata, aga ma lükkasin liiga ette ja siis läks koormus vale lihase peale ja siis oligi kõik põhimõtteliselt ja muud ei olnud. Muidu iseenesest täna siin võistlesid ikkagi tegelikult päris kõige tugevamatega nagu mees mehega, et järelikult sisu on küll ja tunne on sul hea, et vorm on hea. Ma ise olen rahul väga, jah. No nii, uskumatu põnev andmine ikka tegelikult, et jälle jäi võistlusviiki, nii nagu ka eelmine kord. Jah, et see kuidagi hakkab nagu juba korduma ja see teeb nagu natuke kurvaks, kui vaadata asja positiivselt, et kuna ma olen päris vana juba, et mingi 10 aastat vanem, et siis nagu selles valgus on päris okei. Ja siukene jätab positiivse mulje ikkagi, et kuna nüüd novembris lähen USA-sse, et World Strongest Masterile, et siis ma arvan, et see on nagu annab nagu julgust küll, et jooksualades kannatab kaas küll teha. Romek pakkus kogu selle Eviko sarja päris kõva konkurentsi, eks? Ei no absoluutselt, me olime, ma ei tea, peab pooltele võistlus kogu aeg oli viigis, aga mul läks lihtsalt niimoodi, et mul oli õnne rohkem. Sedasi, jah. Palju õnne, aitäh teile, super äge hooaeg. No nii, saamegi siis tõmmata Eviko sarale joone alla ja siis liigume siit pildiga Tartumaale Elva külje alla Vaide Matelli, kus siis hooaja kokkuvõttes jagati parimatele auhindu. Eviko sarja võitjad on ka teie ees rääkinud ja siis ka ühtlasi finaaletapi võitjad. Nagu räägiti, oli võistlushooaeg tihe, konkurents oli tihe
ja aitäh teile televaatajad vaatamast ja kohtumiseni juba järgmistel võistlustel ja järgmine laupäev oleme Tartus Emajõe Ramumehel, mis siis on tegemist Balti etapiga rahvusvaheline võistlus. Kohtumiseni! Kohtumiseni!